Nii, tervist kõigile. Miks me räägime andmetest ja väärtusloomest? Kui me mõtleme füüsilistele esemetele, siis neid saab töödelda, neid saab müüa ühe korra. Andmeid teadupärast saab töödelda korduvalt, saab müüa, tavapäraselt ühe korra, kui lekivad rohkem kui ei leki. Kui me räägime majanduslikust mõjust, siis eelmine aasta tulime Public Impact Consulting Groupiga välja, milline on tehisaru majanduslik mõju Eestile. Mis see number näitab? Tipphetkel aastane kasv majanduses circa 3 miljardit eurot. See on 8% SKP-st. Kui me vaatame teisalt, kui suurel määral mõjutab see kõiki meid, siis sisuliselt 2/3 Eestis täna töötavatest inimestest saab tehisaru poolt olema mõjutatud. Ja selle aluseks mõistagi on andmed. Kui me nüüd vaatame riigi kontekstis laiemalt, kuidas meil läheb? Ühelt poolt Eesti suurima andmemajandusosakaaluga riik Euroopas. Meie enda hinnang on küll tagasihoidlikum, see andmemajandusosakaal päris nii suur ei ole, aga Tartu Ülikooliga koostöös andmemajanduse metoodika näitas, et ettevõtted, kus on andmetega tegelevaid inimesi, circa 1/3, nad kasvavad iga aasta väga jõudsalt, circa 16,2%. Samamoodi me näeme, et tööhõives täna spetsialistide hulk, kes tegelevad andmetega, kasvab. Töökohtade arv 2 aasta kohta circa 9%. Ja me näeme tegelikult seda kõigis valdkondades. Ühelt poolt meil on väga palju, me räägime, milline on mõju andmetele, ettevõtted peavad olema andmepõhised, rakendama tehisaru ja kõike muud. Teisalt näitavad uuringud kinnitavad, et ettevõtted, kes päriselt panustavad, on jätkusuutlikumad, on majanduslikult kasumlikumad ja nii edasi. Kui me nüüd lähme selle aasta uuringusse edasi, siis milline on täna tehisaru kasutus Eesti elanike ettevõtete seas? Pea pooled meist kasutavad tehisaru igapäevaselt. Avalikus sektoris on keskmine 37% organisatsioonis töötavatest inimestest. Tippjuhtide seas 45%, erasektoris 25%. Kui me nüüd kõrvutame juurde, et erasektorist kasutab natukene alla 25% ettevõtetest teadlikult, avalikus sektoris on see number küll natukene suurem, aga mitte päris seal, siis tänane kasu tekib sellest, et inimesed ise tunnetavad seda, aga mitte teadliku otsuse juhitud ettevõtte organisatsiooni enda poolt. Meie suur eesmärk aastaks 2030 on ühelt poolt avalikus sektoris hoiame kokku kulusi circa 425 miljonit eurot, mis aja kokkuhoidu tähendab 21 miljonit tundi aastas. Teisalt, erasektoris Euroopa Liit on andnud meile tegelikult eesmärgi. 75% ettevõtetest peavad kasutama tehisaru aastaks 2030. Kui me vaatame tänast trajektoori, eelmine aasta 14% natukene peale, see aasta kasv on olnud umbes 8%, siis ma ei tea, mida läheb vaja selle jaoks, et me päriselt selle hüppe teeme. Viimase 2 aasta keskmine aastane kasv on 8% ettevõtete seas. Kas nüüd hakkab see äkiliselt hoogustama? Kindlasti riik peab siin omalt poolt toetama, et ettevõtted rohkem investeeriksid. Lai eesmärk kokkuvõtlikult Eesti juhtiv andmemajanduse osakaaluga riik maailmas. Selleks, et äriliselt väärtust luua, on oluline panustada andmehaldusesse, andmed oleksid leitavad, kasutatavad, andmekvaliteet oleks prioriteetsel kohal. Teisalt tagada usaldus. Riigi kontekstis me näeme iga nädal, iga kuu, kui oluline ja kui kohati nõrkadel alustel meil tegelikult see usaldus püsib. Võtame suvel toimunud täiteregister. Kas see mõjutab inimeste usaldust riigi suhtes? Ilmselt detsembris saame teada. Aga mida me näeme on see, et erasektorit tegelikult Eesti inimesed ei usalda. Ja mis on tegelikult see muret tekitav koht? Circa 1/3 on loobunud erasektori teenuste kasutamisest, kuna ei usaldata erasektorit, kuidas nad nende andmed töötlevad. Ehk siis
see on omakorda tegelikult väga konkreetne majanduslik kahju ettevõttele, kui teie potentsiaalne klient teid ei usalda. Riigi suhtes keegi teenuse kasutamisest ei loobu, aga see usaldus on siiski selline 95% hulgas. Aga siin on väikese sellise asteriksiga, et kas kõik see, mis see aasta on toimunud, on seda usaldust mõjutanud või mitte. Aga kuidas meil andmehaldusega on? Ja see on siis puhtalt riigi vaatest. Ma võin öelda, et ega erasektoris olukord tihtilugu parem ka ei ole. Et kui me vaatame andmete ja andmekirjeldust avaandmete avalikustamise kaetust arengukava muu kavaga, siis justkui väga hea. 2/3 sisuliselt tegelevad avaandmete, andmekirjelduse kõige muuga. Kui me vaatame, siis kas on asutustes määratud vastutaja. Ma mäletan, kui ma 2018 riiki tulin, siis küsisin, et kes teil vastutab? Pange infomeil. Mis mõttes infomeil pange? Et kes nimeliselt vastutab? No meil siis jagame ära, kes vastutab. Aga täna on vähemalt igal andmevaral kasvavalt mingisugune vastutaja. Ja siin muidugi jällegi ütlen, et mitte andmestikel, andmekogud on täna tihtilugu fookuses. Aga kuidas asutused ise hindavad? Siin valimis oli, ütleme, suurusjärgus 150 organisatsiooni avalikust sektorist, et kuidas nad ise hindavad, millega on hästi ja kus on seda tuge rohkem vaja. Avaandmetega justkui täitsa hästi, aga kui me lähme siia teisele poole, siis andmekvaliteedi osas on puudusi ja samamoodi andmekirjelduste osas ja neid teemasid on tegelikult veel. Ehk siis on teemasid, kus me peame oluliselt panustama ja see mõjutab tegelikult väga oluliselt seda, kuidas me riigisiseselt andmed kasutame. Tihtilugu, miks küsitakse ettevõtjalt andmeid korduvalt ja korduvalt, on see, et seda teist osapoolt, kelle ülesanne justkui peaks olema, võtta sealt registrist, ei usaldata. Andmed ei ole niikuinii ajakohased või on teistel alustel küsitud. Kui paljud asutused on üldse kaardistanud, mis vara neil olemas on? Jällegi, millega on hästi? Kõik, mis puudutab andmekogud. Aga kui lähme edasi näiteks erinevad andmestikud, tellitud uuringud, analüüside lähteandmed ja nii edasi, siis tegelikult selles osas sellist süsteemset haldust täna ei ole. Ja seda sama tegelikult peegeldab ka, et andmekogudel on vastutajad määratud, aga kui me lähme infosüsteemide andmestikke ja teistesse teemadesse, siis jällegi vastutajaid ei ole. Ehk me oleme täna tihtilugu fokusseerinud just sellel esimesel andmekogude vaatest, aga kõigel muul organisatsiooni siseses vaates on samavõrd oluline tähtsus. Ja siin samamoodi tegelikult kinnitab seda sama, et andmekogud on olnud fookuses. Seda sama põhimõtet edasi arendades me oleme see aasta kokku pannud andmete taaskasutuse tingimused ja fokusseerinud sinna, kus on tegelikult majanduslikult meil avalikus sektoris endil kõige suurem väärtus. Ehk mis on kõige prioriteetsemad 30 andmekogu ja neile seadnud ootuse järgmise aasta lõpuks tegelikult nendele kvaliteedi taaskasutustel tingimustele vastata. Jagame slaide, saate neid slaidide pealt vaadata ka. Aga liigume edasi väärtuse loome peale. Kui me mõtleme andmete monetiseerimise peale, siis ma ütlen ausalt, väga vähe mõeldakse selle peale, et kuidas andmetes, mis organisatsioonil endil on, väärtust luua. Ja seda nii avalikus kui erasektoris. See ei tähenda alati klassikaliselt andmete müüki. Väga hea näide oli kunagi äriregister. Kui paljud on rõõmsad selle üle, et äriregister on täna tasuta kättesaadav ja varem maksite selle info eest? Tõstke käsi. No täpselt. Aga see arutelu, et äriregister läheks avalikuks, oli mitme-aastane protsess. Riik kaotas sõna otseses mõttes ühe rahamasina. Need miljonid, mis iga aasta tegelikult ettevõtjatelt riiki tuli, kodanikelt samamoodi, need olid väga suured summad. Aga see on lihtsalt üks viis. See on andmete müümine. Tervise puhul räägime väga tihti sellest, et üksteisele kasulikel tingimustel. Meilt andmelt vastu kas mudel või mõned seadmed mingiks perioodiks. Samamoodi infoteenuste või toodete pakkumine. Tahate täna näiteks tuuleroosi, maksate selle teenuse eest. Teatud teenused tasuta. Tahate teatud spetsiifilisema granulaarsusega, maksate selle eest.
Aga neid teenuseid, kuidas väärtust luua, on oluliselt rohkem. See ei ole ainult avaandmed, see ei ole üle XT andmeteenused, see ei ole selline pelgalt lihtsalt võimaldame kasutamist. Ma toon mõningad näited. Ühelt poolt meil on riigis andmete teabevärav, andmed.eesti.ee, kõik saate vaadata. Täna ta on suuresti avaandmete fookusega veel, aga eesmärk üks värav kõige selle jaoks, mis riigi käes on, avaliku sektori käes on ja kuidas kõik osapooled saavad seda päriselt töödelda. Riigis hästi palju räägime analüütilistest liivakastidest, teadlaste keskkonnast, ERIKA, ehk siis võimaldada uuringuteks, ühelt poolt ülikoolid, teiselt poolt kõik sellised jooksvad analüütilised tööd just avalikul sektoril. Kiiresti Statistikaametiga koostöös saada enda küsimustele vastus. Aga neid võimalusi on veel. Võtame näiteks piiratud päringuliidesed või võtame sünteetilised andmed. Selle asemel, et andmed avalikustada, teeme sellest sisuliselt anonüümiseeritud koopia, millel on samad omadused, mis andmestikul endil peaaegu. Näiteks ühe teemana, mida praegu Statistikaametiga arutame, on palgaandmete avalikustamine. Plaanime seda teha loodetavasti kõigepealt avaliku sektori töötajate peal, ehk siis te ei saa teada, kelle kohta täpselt see palgainfo on, hariduskäik või tööstaaž, aga te näete suurusjärgus, mis on palk. Ja kui kõik õnnestub, miks mitte laiendada kõigile töötajatele? Kõik, kes Eestis töötavad. Ei loe välja, kes konkreetselt on, aga info oleks kasutatav. Natukene valdkonnast ka, et kui võtame avaandmete suund, siis justkui kinnitada seda, mida ka asutused ise mainivad. Avaandmetega justkui kompetentsid olemas, teema on kaetud. Kõige suuremad täna avaandmete avalikustajad, võib-olla uue tulijana tõstangi üles sellised regionaal- ja põllumajandusministeeriumi. Aga kui võtta juurde, siis meil täna, need on teabeväravas endis kõige sagedasemad andmestikud, mida kasutatakse. Numbrid ei ole just väga suured, aga see eeldab siis seda, et sisuliselt teabeväravas on andmestik avalikustatud. Ja siin on põhimõtteliselt iga aasta on samad andmestikud. On kõik, mis puudutab sõidukeid, töötute info ja nii edasi. Ja see kordub aastast aastasse. Sõidukite staatused tuli esimesena, kui hakati automaksudest vist hakkas väga tugevalt kogu see info üles tulema. Ja täna meil teabeväravas circa 5700 andmestikku. Aga lähme edasi andmemajanduse edendamise peale. Ma räägin toetusmeetmetest varsti põgusamalt eraldi, aga meil on vaja laiendada seda arusaama, kuidas me eri turuosalistel võimaldame tegelikult andmeid kasutada. Siin te näete valitud projekte, mis meil käesolevalt on töös, näiteks personaalne andmeruum koostöös TalTechiga, arutame koostöös Eesti Keele Instituudiga keele andmeruumi, ehk siis võimaldada eri turuosalistel omavahel kokku leppida tingimused, kas on siis tasu eest või mitte, ja tegelikult siis ka omavahel tegelikult see tehing ära sõlmida. Võtame näiteks ühelt poolt meediaettevõtted, teiselt poolt meid ennist puudutav kaasus. Meta, mis käis läbi meil märtsis. Kui meediaettevõtted usuvad, et Meta või näiteks OpenAI on valmis nende materjalide eest maksma, siis tekitame selle platvormi. Aga mitte ainult Euroopa Liidu Eesti-siseselt, vaid Euroopa Liidu üleselt. Ja siin on samamoodi mõningad väga konkreetsed näited, et laiendada ka seda, mis on täna juba loodud ja võimaldada siis andmed kõigil turuosalistel kasutada. See on siis LIPS, Tallinna linna ligipääsetavuse infosüsteem, mis just paar nädalat tagasi sõlmisime kokkuleppet laiendada LIPS üle-eestiliseks. Kellel on huvi, siis andmeruumid, kratit.ee/andmeruumid saate lugeda järgneva kohta oluliselt pikemalt. Ühelt poolt, mis on andmeruum? Andmeruum on juhtimis, toimimis ja siis korraldusmudel võimaldaks eri osapooltel omavahel andmeid vahetada. Eesmärk on toetada eri turuosalisi. Mäletan juba 2020 ITL tõi välja, et täna on erasektori vahel turutõrge, kus üksteist ei usaldata, tegelikult sellist turuplatsi justkui ei eksisteeri.
Aga kuna aega on vähe, siis ma mainin hästi lühidalt, saate kõik minna pikemalt lugema, kui teil on huvi. Ja kindlasti andke meile ka alati teada, kui te näete, et kuskil on tõrge või te näete, et näiteks avaandmete kontekstis riik taob, et kõik on hästi. Andke teada, kus see päriselt vajadus on, kus on probleemid täna. Aga Euroopa Liidu üleselt kõige kiiremini liigutakse terviseandmeruumiga. Aga kui ma ütlen kõige kiiremini, siis tuleb ikkagi natukene, kuidas ma ütlen, enda ootusi juhtida. Kõige kiiremini tähendab seda, et asjad hakkavad siin 2029, 2030 alles juhtuma. Ehk siis läheb ikka aega. Meie endi lootus on see, et teatud teemades me näeme tegelikult avalikus sektoris Eesti enda spetsiifikast lähtuvalt vajadust hakata juba varem asjadega pihta. Näiteks see sama keeleandmeruum, mida te siit otseselt vist ei näegi, jah, täpselt nii. Aga mida meil andmeruumide kontseptsioon endas kätkeb? Ühelt poolt ongi erinevad äriorganisatsioonilised komponendid ja teiselt poolt on tehnilised komponendid. Ja siit, kui me omakorda lähme edasi, et millega meil tegelikult on täna vaja kõige rohkem tegeleda, on just see ülemine pool. Meil on tegelikult õiguslik raamistik, tehnoloogilised lahendused suuresti olemas. Hästi kummaline on vaadata, et Euroopas räägitakse, andmeruumid lahendavad kõik probleemid ära. Meil on tegelikult Eestis täitnud väga paljuski seda rolli täna meil XT. Ehk siis meil ei ole täpselt see sama olukord, mis ülejäänud Euroopas, aga samal ajal meil on täna teatud vajakajäämisi. Ja samamoodi meil on andmeomanikud, meil on andmepakkujad, meil on andmetarbijad ja seda omavahelist andmevahetust peame hakkama tegelikult rohkem toetama. Ja kui me siit edasi läheme, siis andmevahetusprotsessi vaates samamoodi. Kui me mõtleme täna andmete kogumise peale, ja ma toon nüüd lihtsalt sellise avaliku sektori spetsiifilise väljakutse, siis tihti kogutakse enda vajadustest lähtuvalt, aga see, et kas keegi kolmas osapool, näiteks erasektor on huvitatud, ega selle peale kahjuks üldse rõhku ei panda. Tihti nagu nähakse seda sellise lisakoormusena, ma pean suunama sinna investeeringud või aega, mis ma sellest kasu saan. Tegelikult see kasu tuleb otsapidi riigieelarve meile kõigile üksikisikuna paremate teenuste kaudu. Ja siis samamoodi, et tehniline arhitektuur, et kindlasti mis riigi kontekstis, ma lihtsalt mainin ära, et saate, slaid ei ole väga hästi näha vist, aga saate pärast vaadata, riigi kontekstis me peatselt saadame välja andmejälgija VTK, ehk siis kavatsus on andmejälgija muuta riigile, avalikul sektorile ja erasektorile, kes kasutab tegelikult kohustuslikuks, et inimesel oleks läbipaistvus, kuidas tema andmeid töödeldakse. Ja neid kaalutluskohti tundub hästi lihtne, on palju ja see nimekiri on ainult poolik. Alates sellest, et privaatsus, andmekaitse, kas on võimalik kasutada näiteks teadusuuringute läbiviimise võimalust, kas on leping, kas ja mis on tasuküsimise alused. Riigis muidugi ütlen ära, et tasuküsimise alused suhteliselt rangelt reguleeritud. Riik saab rohkem tasu küsida, kui Euribor on kõrgem, ehk siis Euriborist on sõltuv ka. Ja viimaks natukene sellist rahajuttu ka, et kui me vaatame täna andmemajanduse kasutusjuhtude realiseerimise toetusmeedet, siis koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga toetuse maksimaalne summa 150 000, omafinantseering 50 ja toetatakse kasutusjuhtusi, mis on seotud riigi kesksete lahenduste kasutuselevõtuga või riigi käes olevate andmete väärindamisega. Nii et kui te näete kasutusjuhte, võimalusi, hakkake juba mõtlema. Teisalt toetame ka riiki avalikus sektoris andmete väärindamist. Selle jaoks on plaanis uuel aastal tulla välja siis tehisintellekti ja siis privaatsuskaitse tehnoloogiate toetusmeetmega, kus täna projektide selline ajaline kestvus 1–2 aastat ja ilmselt see toetuse summa projekti kohta jääb sinna paarisaja 000 euroni. Ja lisaks on uuel aastal plaanis ka lansseerida tehisaru kiirendi, mille eesmärk on avaliku sektori organisatsioonid saavad koostöös ettevõtetega kiirelt enda suurimatele probleemidele lahenduse ja sisuliselt ideest lahenduseni paari kuuga ja juurutatud ka siis organisatsioonis endis.
ja seda teeme siis koostöös ettevõtetega, kes on tegelikult meil kogu digiriigi alus. Minu poolt kõik. Kui on küsimusi, hea meelega vastan ja rohkem infot kratid.ee. Aitäh teile! Suur tänu, Ott. Mõned küsimused siiski on. Alustame ühe kommentaariga. Avaandmekvaliteedi mõiste vajab täpsemat sisustamist. Kuidas mõõta? Andmekvaliteet oleneb väga palju, kelle perspektiivis sa seda mõõdad. Et sul võib olla üks konkreetne kasutusjuht, konkreetsed ärireeglid, andmekvaliteet võib olla täiesti adekvaatne. Kirjeldatud ka andmete terviklikkus ja nii edasi kontekstis, ehk siis andmekvaliteedi mõiste, keda huvitab ka, kuidas me ise defineerime ja nii edasi, siis Statistikaameti kodulehelt ja ka siis kratid.ee leiab kõikvõimalikku materjali selle kohta, mis asi see üldse andmehalduse raamistik näiteks riigis on, millised on meil siis välja töötatud ettepanekud, soovitused asutustele, et sealt poolt. Aga andmekvaliteet ei ole universaalne, see väga palju sõltub kasutusjuhust. Kuidas teistes Euroopa Liidu riikides on äriregistri avalik tasuta andmetega? Kas ka sama hästi ja kergesti kättesaadavad nagu Eestis? Kas me oleme eeskujud? Lühike vastus on see, et suuresti samamoodi, sellepärast, et mis juhtus, on avaandmete direktiivis on eraldi rakendusmäärus, mis on siis, ütleb, et ettevõtteid puudutav info, selle puhul on tegemist siis väärtuslike andmestikega. Ja ta on üks konkreetne 1/6 kategooriast. Seal hulgas on ka näiteks meteoroloogia, statistika, ruumiandmed, ehk siis ta on keskselt öeldud, seda tuleb avalikustada selliselt, sellise granulaarsusega, sellise ajalise kaetusega, kas peab olema rakendusliides, mass alla laetav ja nii edasi. Ja tegelikult meil kõik asutused, kelle valdkonnad sinna väärtuslike andmestike nimekirja sattusid, tegid väga head tööd selle jaoks. Osaliselt mindi tegelikult kaugemale kui see, mis on tegelikult Euroopas nii-öelda rakendusmäärusest nõutud. Ja täna kaalume seda, et siseriiklikult meil on avaliku teabe seaduse järgi võimalus ministri määrusega kehtestada täiendavaid väärtuslike andmestike kategooriaid, hakata seda teed minema. Ehk siis me näeme, et selline valdkonnapõhine taaskasutuse väärindamise toetamine tegelikult on kandnud vilja. Kas riik teeb avaandmete peale natural language päringu tööriista, küsib keegi workshopis? Hetkel selliselt teda tööplaanis ei ole, aga ma väga loodan, et mõni ettevõtja või ülikool võtab selle ette. Täna lihtsalt äriliskaasus, miks riik peaks seda tegema, ma ei tea. Ma ütlen ausalt, et avaandmete ootus-lootus on see, et riik ei peaks tegema. Ja ma jällegi arvan, et see on üks ärivõimalus ettevõtetele, et riik võiks oma liistude juurde jääda. Ja Ott, et kasutada lihtsalt siin laval, et sa annaksid ka sisendi meie hetke pärast algavale paneelarutelule, mis sinu arvates reaalaja majandust ja andmepõhist aruandlust täna Eestis tagasi hoiab? Kus sa näed kõige suuremaid pidureid peal? Oi jumal, ma nüüd mõtlen, siin on panna see paneel valmis siis järgnevaks aruteluks. No annad oma väikese tõuke ja sisendi. Ma ütlen ausalt, et meil võiks olla natukene rohkem sellist teeme ära mentaliteeti. Et meil tihti selline igapäeva töö, ma näen organisatsioonides, on kuskil ees, aga teiste vajaduste rahuldamine, eriti mis puudutab näiteks erasektorit või siis arvestamine teiste asutuste andmevajadustega, sellega on probleeme. Ja ega ükski seaduse pügal täna selliselt ei nõua ka. Ehk siis, kui meil on, ma toon lihtsalt väga hea näite, et võtame kas siin tervis või muud valdkonnad, me teame pikka nimekirja ettevõtetes, kes lihtsalt ootavad, aga meil ei ole ressurssi või see ei ole meie põhiäri ehk siis nii-öelda ülesanne, seetõttu ei suunata sinna ressurssi. Aga mis on see majanduslik mõju tegelikult? Ja ma arvan, et peaksime seda rohkem omavahel rääkima ka, et tihtilugu need näiteks dubleerivad andmeküsimised ja nii edasi, need on lihtsalt sellise omavahelise suhtluse taha jäänud. No, Tervisekassa reservid 3 aasta pärast otsas, mulle tundub, seal on ruumi muuta efektiivsemaks. 100%. Ott, aitäh sulle! Aitäh!